on jaganud oma aastad, iseloomustanud neid loomadega ja nagu te teate, et Hiina sellises energeetikas on sellist 5 põhilist märki, siis puu, metall, maa, vesi, tuli ja seda aastat siis iseloomustab siis yang, puu, hobusaasta ehk roheline hobusaasta, see tähendab puumärki. Ühest küljest on palju meie sellest aru saame üldse, et kõige lihtsam on kujutada ette, et milline see hobune on. Enamus kujutavad ette, et hobune on niisugune tööloom, kes siis peab hästi palju tööd tegema, aeg-ajalt perutab ja nii edasi, mis tegelikult on hobune ju üks kõige rohkem vabadust, õhku armastav loom, kes tegelikult tahaks kapata mööda lumiseid väljasid ja meie ise oleme ta lihtsalt tööle pannud. Ja selle tõttu on hobuse aasta natukene niisugune vastuoluline. Ühest küljest ütleme, kes seda yang ja yin teooriat natukene jagab, siis ütleme yang, see oleks nagu ülevalt tulev energia ja puu iseenesest roheline, hobune on sama nagu niisugune maapealne olend yin, et tegelikult on sinna sisse nagu vastuolud programmeeritud. Ehk ühesõnaga kuidas nüüd meil oleks nagu mõistlik seda vaadata, et iseendale sealt natukene midagi välja lugeda. Arvestame sellega, et ta on vastuoluline ja soovitatakse muidugi sellel aastal kanda siniseid, rohelisi, niisuguseid taevasiniseid värve, aga loomulikult jälle, kes natukene rohkem jagab näiteks kõik inimesed on selle võrra nagu natukene erinevad. Mina isiklikult minul on vastupidi natukene hoopis tulepuudus, nii et mulle niisugune punane värv, mis Hiinas on nagu kõikidele sobib, teravad toidud, mis neile ka kõikidele sobib, päikest nagu seal suhteliselt palju paistab, ka sobib, mulle see kõik isiklikult nagu sobib natukene, aga sinist rohelist on ka natukene. Nii et hiinlaste jaoks on ka selline komme, et nad uue aasta puhul kingivad väikese rahasedeli või väärtuse, et kingivad 9 inimesele edasi. Nii et aga ma loen natukene ette siis, mida siis meie astroloogid on kirja pannud, et milline see puuhobuse aasta võiks olla. Vana ütlus ütleb, et sa võid viia hobuse vee juurde, aga sa ei saa teda jooma sundida. Hobused ei saa sundida tegutsema, hobused on ärritavad, kinnised olevused, kellele arusaam praktilisusest on neile alati kõige olulisem. Hobustel peab laskma tegutseda oma valitud vahenditega, lubades neil liikumisvabadust ilma vahele segamiseta. Kui ta just parasjagu armunud pole, jääb hobune enesekindlaks, enesekeskseks ja iseliikuvaks. Hiina astroloogia õpetab meile eranditult, kõik hobused lahkuvad oma vanemate kodust paraku. Kohe, kui nad on piisavalt vanad, et tööd teha, paneb enamik hobustest plehku, hüljates oma ema, isa, õed, vennad, ilma igasuguse kõhkluseta, jättes endast maha kurbade mälestuste raja. Aasias on laps, kes oma kodu isekalt maha jätab, et oma isiklikku saatust jahtima minna needuseks. Sellepärast Aasia ühiskonnas, kus perekonna heaolu on ülioluline prioriteet, peetakse hobuse aastal sündinud beebisid natukene soovimatuks. Vastupidi, kõige rohkem ihaldatud on just üle-eelmisel aastal olnud vesidraakon, kus siis hiinlastel tõenäoliselt sündis oluliselt rohkem lapsi. Nii, mida siis hobuse moto on? Hoia minu tee pealt, siis hoian ka mina sinu tee pealt eest. Minule saatis üks hobuse aasta puhul sellise sõnumi, kuna ma olen ise härg, et härjale ära lähene eest, hobusele ära lähene tagant.
nii. Hobune siis Hiina legendi kohaselt ei ole hobuse aasta hobustele endile just kõige parem periood. Peaaegu kõik teised zodiaagi märgid on oma aastal eelisjärjekorras, kuid mitte hobune. Temale saab see aasta olema rahutu ja vahel isegi ohtlik. Hakkama saamiseks tuleb kõikides oma tegudes rakendada ettevaatlikkust. Loobu igasugustest riskantsetest äritehingutest, veeda palju aega kodus. Sel aastal pead sa kiki varvu kõndima, pead aru saama, et selle keerulise aja eesmärk on, et sa veidi targemaks saaks. See on hobusele. Nüüd kitsele. Kitsed tunnevad end hobuse aastal turvaliselt ja liiguvad edasi. Õnn on nende poolel. Nad võivad näiteks investeerida kinnisvarasse. Nii, ahvid. Hobune ei seisa ahvi arengul sel aastal ees. Vastupidi, ahvid saavad julgustust tegeleda äriplaanidega, ajada endale sobivaid asju sobival viisil ja nende tegemistel ei tohiks vahele segada. Kuid nad ei tohi istuda juhtpositsioonidele. Kui masin hakkab kraavi kiskuma, sule oma silmad ning vilista mõnda rõõmsameelset viisi. Sinu ülesanne on, et sel aastal on harrastada tandemi jooksu käänulise tee peal. Hobus aasta pöörases tempos ja mitte planeedilt maha kukkuda. Kukk. See atraktiivne natuur sobib iga hobuse temperamendiga. Kui sa jätkuvalt oma aplate projektide kallal edasi töötad, ei satu su teele ühtegi tõket. Sa oled pidevalt palvel ega kunagi jää graafikust maha. Kuula hoolikalt, söö rohkem proteiini ja vähem suhkrut. Vaatame teised märgid ka. Veel on üks suhteliselt hea. Koer. Koh sind õnnelikku. Sinu kohalolu mõjub hobusele rahustavalt. Sa oled mõistlik, loogilise mõtlemisega ning arukas. Sinu mõtteviis avaldub hobusele muljet ja võib isegi mõjutada teda muutma mõned märkimisväärsed asjaolu oma elustiili juures. Hobune, kes praegu peaaegu kunagi ei võta kuulda kellegi nõuandeid, rakendab sinu nõu ja isegi tänab sind. Nii siga. Siga on nüüd, seal on nüüd natukene toibumisstaadium. Pärast seda, kui riukalik madu on viimasedki kuldmündid sinu peast välja petnud. See aasta on kosumise ja enese taasleidmise päralt. Sa pead hakkama eriti usinalt tööle. Ei ole aega ihaldatud puhkuseks. Täida oma aega praktiliste toimetustega ja hobune naeratab sinule kui usinale seale. Rott ja hobune on teineteisel turjast kinni, vaidlevad ja kaklevad. Aga selle asemel, et veeta see aasta pidevas madinas, proovi hoida rambivalgusest kõrvale. Ära ürita võimu võtta, unusta ära oma palgatõusu küsimine ja karjääriredelile panustamine. Kui sa oled hobuse aastal liiga silmapaistev vahne, võid seista silmitsi majandusliku ja emotsionaalse pankrotiga. Hobune ei salli, kui temaga domineerivalt käitutakse. Härg. Usina töökuse tõttu saab see aasta härjale õnneküllane, sest härgadele meeldib töötada ja kõvasti. Sul on erakordne võime end tagant sundida nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Töö annab sulle energiat. Hobuse aastal soositakse, hinnatakse su kordumatu tööeetika tõttu. Keegi ei ole töökam kui teie kaks, härg ja hobused. Seega ja nii edasi. Hobune kaitseb. Vaatame veel mitu siin. No, ütleme kiiresti ära. Tiiger. Tiigril ei ole hobuse aastal nii palju õnne kui tavaliselt. Hobune armastab tiigrit tõeliselt ja kiidab heaks tema hullumeelse energia. Kui aga jõuad
eduni, mille poolest kuulsad olete, peate veel kuusinavalt töötama. No, tiigritel tasub olla tervisega natuke ettevaatlikum sellel aastal. Nii kassid. Kassid naudivad vaikust ja rahu. Hobusaasta tempo on neile ärritav, ei tohi paanikasse sattuda ja peab natuke olema ettevaatlikum. Draakon hobusaasta ajab draakoni kergesti hämmingusse. Ühesõnaga, draakonil on sellel aastal võimalus palju areneda ja no ühesõnaga tuleb oma elu üle natuke järgi mõelda. Madudele see aasta saab madude jaoks olema parimal juhul mässlev, sest hobused on tujukad ning nad ei sooli väga palju oma halamate heaolust. Tavapärane on näha hobusaastal madude rahulolematust. Sa tunned, et lihtsalt ei suuda ühtegi projekti käima lükata ja sellega piisavalt tegeleda. Parem oleks püüda neid üldse lükata järgmisesse aastasse. Nii, aga noh, eks me kujutame ise hobust kui niisugust vabadust armastavat looma ette. Tegelikult ma arvan, me paljud oleme lugenud igasuguseid astroloogide kirjutisi, sest hobune on ikka niisugune kui ta kuskilt valla pääseb, siis esialgu ta perutab mingi periood, eks see kipub olema see kevad natukene, suvel natuke rahuneb ja siis ütleme sügise poole teeb sellist plaanipärast tööd. Nii et soovin kõigile niisugust mõnusat harmoonilist niisugust rahu ja eneseolu leidmist siin natuke vastuolulisel hobusaastal. Et las ta perutab ära, siis vaatame, kust poolt tuul puhub ja sätime oma astra. Nii et nagu öeldakse, et hobuse aastal hobused tuleb siduda ja raha tuleb üle lugeda. Nii et head uut aastat!